Tere sõbrad! Aeg on nüüd jõudnud sinnamaale, et lisaks nutikatele mobiilidele saab nutikaks muuta ka oma kodu. Ja täpselt sellise suurejoonelise projektiga on välja tulnud Elion ja istumegi siin koos Heigo Enslinguga. Tere, Heigo! Tere! Mis asi see nutikas kodu siis on? Vaatan, siin on kodujuhtimine, on see võlusõna. Kodujuhtimine on tegelikult päris pikk protsess olnud, umbes 2 aastat võtnud aega. Kui kaugemalt pihta hakata, siis sellist targa kodu mõtet on ju tegelikult väga palju igal pool ajakirjanduses ja tehnikaportaalist läbi käinud, et tark kodu niipidi, et saaks kodu juhtida, saaks kodu valvata, saaks vaadata, mis seal kodus toimub. Et tegelikult see kodu juhtimine ongi Elioni mõistes targa kodu mudel. No tegelikult see tark kodu, või ütleme seda, tõesti nagu sa ütled, seda mõistet on ju igalt poolt läbi käinud juba aastaid, et kellel ilmselt on piisavalt teadmisi ja piisavalt paks rahakott, see on juba ammu omal garaaži ukse pannud käima automaatselt kodus või mingisuguse muu asja vilkuma, aga nüüd ma saan aru, et asi ongi selles, et igaüks saab seda nüüd võtta Elionist väga lihtsalt ja teha. Jah, et ütleme need ulmeprojektid, mis tegelikult selle targa kodu mõiste ja õige sellega läbi aegade on olnud, need on pigem sellised, kus sul hakkad projektist tegema. Seinad alles võib-olla püsti, et ma ei ole mingid juhtmed ühendanud, ma pole millegi pannud. Aga ütleme selles mõttes Elioni mõistes see kodujuhtimise poole pealt on tegelikult nii, et võtta esindusest või e-poest seadmed, teha leping ja ma usun 98% inimesi saavad hakkama nende seadmete ühendamisega, et ei ole vaja mingit tehnikut spetsialisti juurde, kes natukese oskab arvutiekraani peal hiirt liigutada, saab selle kodu üles panemisega hakkama. No laud on meil nüüd kodujuhtimistarkust täis, mida siis vaja on. Mis need on? Kõige tähtsam on kodujuhtimise keskseade. Vool sisse, võrgukaabel taha, tagavaraks on aku ja siin all on ka tegelikult SIM-kaart, et kui juhtub miskit kogemata fiks internetiga, siis alati on mobiilne tagavara ligipääs oma kodule. Nui 4 see seade on siis alati suhtlemisvalmis kogu aeg? See on tema alati suhtlemisvalmis ja värvivalik on must ja valge. Soovib iga koduga, nii musta koduga. 2 klassikalist värvi. Kui ka valge koduga. Nii. Järgmine nutipistik ehk tegelikult see on nüüd see, mis mõõdab sul palju seinakontaktis olevad seadmed. Täna võtavad voolu ja peale mehaanilise lülitikse, mis siin peal on olemas, on võimalik siis kõiki asju, mis siia taha on ühendatud, lülitada kui üle veebi sisse ja välja. Ventilaatorit, lampi, Suhtleb siis selle sama keskusega? Suhtleb keskusega. Väga hea. Uks- ja aknaandur, tuntud tavaline magnetanduri moodi, töötab patarei peal ja täpselt samamoodi lisaks lahti ja kinni olekule annab ka toatemperatuuri meie keskseadmele ja siit ka veebi. Liikumisandur, 120 kraadi vaatenurk, saab kinnitada nii seina peale kui nurka, et saaks suuremat, laiemat tuba ära vaadata. Ja peale liikumisanduri on siis sees siin ka valgusandur, mis saab aru, kas on tuba valge, hämar või pime ja täpselt sama temperatuuriandur ka sees, et 3-1 tegelikult seade. Hästi palju räägitud seade suitsuandur, mis peaks olema igas kodus. Kas sinu kodus on? Vist ei ole, kui ma hakkan mõtlema. Jah, aga selles mõttes ta on kohustuslik seade tegelikult täna kõikides korterites, elumajades. Ma ei tohi nii öelda, tegelikult on, jah. Ja täpselt samamoodi temperatuuriandur sees, ehk kui ta panen ta kööki üles, ma saan teada ka, milline temperatuur on köögis. Ja kõiki neid asju saab panna ka mitu, või ütleme niimoodi, et neid nutipistikuid ma võin siis laduda nii palju, kui mul on kontakte. Hetkel on piiratud 20, maksimaalne arv on 20. Okei, ükskõik mida ma sellest kimbust võtan, see kokku ei tohi minna üle 20. Nii et kui mul on näiteks tahan panna 20 suitsuandurit, siis ma ei saa panna nutipistikuid või ukseandureid. Okei, et see on siis see piir, mis hetkel on selle küljes. Nii igas kodus peab olema vähemalt üks pult, kuigi koduvalve ja ütleme öövalve sisselülitamine, väljalülitamine toimub ka tegelikult veebi vahendusel arvuti ja
tahvelarvuti, nutitelefoni ekraanilt, aga üks pult peab kindlalt kodus olema. Vaatan siin puldi peal on üks ilus punane nupp. Kuunupp ja mis see kuunupp teeb? Kuunupp on öövalve, ehk siis on kõik ukse akna andurid on suletud, sealt häiret ei tule ja liikumine võib olla. Keegi läheb ikka öössel jooma või midagi muud. Aga kui siis ukse andur annab häiret, siis ma saan ka infot, et midagi on juhtunud, keegi on kas aknast uksest sisse tunginud. Ja üks nupp on veel puldil veel see ilus punane nupp, on paanikanupp. Kui on kodus näiteks vana inimene või väike laps, siis panna pult näiteks paelaga kaela ja igal ajahetkel on võimalik siis helistada või vajutada nupule ja siis tuleb info juba häire kujul vastuvõtjatele. See pult toimib siis ühenduses ka selle seadme, et see ei ole kuskil internetipõhine. Pult peab kõik seadmed ikkagi, mis siin on, suhtlevad ikkagi meie selle keskseadmega. Kuidas selle seadme tööraadiusega lood on? Tööraadius on umbes 20-30 meetrit, sõltub seinte materjalist, kips vähem, puit vähem, või kipspuit rohkem, korralik tellissein, korralik paekivisein on leviulatus väiksem, aga need samad nutipistikud toimetavad kui võrgu leviala pikendajad. Ehk kui mul on pikk kitsas korter ja mul väga palju seinu ja vette, siis tegelikult need nutipistikud laiendavad selle keskuse leviala. Nii et kui on lausa mingi suurem krunt, kus on mingid kuurid ja muud asjad elektriga, siis nutipistikute abil on võimalik seda leviala suurendada. Kaamera on ka olemas? Kaamera on olemas, kaamera töötab nii võrguühendusega kui wifi otsas, et see on nüüd ainukene seade, mis tavalist kodust wifit nõuab. Ülejäänud seadmed ei kasuta nii sõna otseses mõttes wifi standardit. Aga see kaamera ikkagi ka suhtleb? Ja kaamera ei suhtle selle seadmega, ehk kaamera pilt tuleb serverisse ja serveris krüpteeritud pilti ma näen, et see ei ole ka lihtsalt kaamera pilti jookse interneti mööda, vaid krüpteeritud signaal serverisse ja serverist ekraanide peale tagasi. Ja alles jääb üks tore must kopsik kast, mis siis tegelikult ühendatakse voolumõõtjaga. See silmakene paigaldatakse voolumõõtja juurde. Tänasel päeval 95% voolumõõtjad on varustatud impulss loenduriga ja vilgub LED-tulukene voolumõõtja juures. Seesama silmakene loeb neid impulsse ja info jookseb siia ekraani peale, kui palju hetkel mul kodu energiat tarbib. Kui ketas keerleb, siis see silm ei saa aru. Vanemad voolumõõtjad kettaga tuleb kahjuks välja vahetada. Aga kõik need asjad suhtlevad omavahel, eks ole, läbi ilma juhtmeta, eks ole, läbi õhu, et kuidas selle turvalisuse poolega siin lood on, see on alati ju kohe number üks küsimus, et keegi nüüd teine ei saa minu pistikutes lampe vilgutada ja vaadata midagi. See on nüüd selle sama raadioside standardi peale, millega need seadmed töötavad SIGP poole pealt ja ühendus on krüpteeritud ja seadmed moodustavad selle sama keskusega siis oma personaalse väikse võrgu. Ja muidugi järgmine paranoiline küsimus on see, et kas Elionis ei ole mingid mehed, kes siis huvi pärast vaatavad minu kaamerast, mis kodus toimub või vaatavad, millal mul tuli põleb või? Vastus on ei. Elion ei tegele jälitustegevusega. Teoorias on võimalus Skype'i pealt kuulata ja kõike muid asju. Me lubame vastavalt elektrisidele kõnede logisi, internetiühenduste logisi, aga me ei luba mitte kedagi kellegi koju. Kõik need asjad ilma juhtimiseta väga nutikad ei ole ja kuidas see juhtimise pool siis välja näeb? Juhtimine on lahendatud tegelikult hästi lihtsalt veebiliidesega. Ja see ei sõltunud sellest, kas sul on tegemist arvutiga, nutitelefoniga või tahvelarvutiga. Veeb on ju tegelikult veeb. Ja kui me sisse oled oma kodukontole või puhkekodu või suvila kontole loginud, siis on sul ülevaade oma kodust, oma ruumidest, ajaloost ja siin on ka olemas ka reeglid, mida saad siis vajadusel ise kirjutada. Liikumise peale lamp, liikumise peale kaamera ja kõike seda. Ehk esimene vaade ongi, et võtame kodu ja võtad ruumid, näed, kes on hetkel kodus, näed ära temperatuurid, näed ära ka nutipistikutest ja üldenergia pealt, palju on voolutarve olemas ja suitsuandur vist on viimane siin ja need, et ei ole alarme, häireid olnud, kõik on kontrolli all.
kui nüüd minna nagu tegelikult taustapiltide peale, mis on nagu natukese nutikam variant, siis võid sa võtta oma elutoast või kodust mingi fotod erinevate tubadele, näiteks magamistuba, elutuba, köök ja lohistad need samad andurid sinna, kus nad tegelikult sul on. Et kui me võtame, lohistame ta lihtsalt siia ühe koha pealt teise koha peale, kuigi meil hetkel ta on siin, ma panen ta nüüd ilusti lihtsalt siia tagasi ja praegu televiisor, kodukino, digiboks ja subwoofer ja ruuter on taga, voolutarve 162 vatti. Reaalne hetke tarbimine. Kas see võimalus on siin teha ka mingisugust statistikat? Statistika pool on ka olemas, et see on nagu ajaloo selle tääbi peal või vaate peal ja ütleme, kui sul ei meeldi siuke põhiplaaniline variant, siis sa võid ka teha sellise ruumilise ilusa oma kodupildi, kus tegelikult täpselt samamoodi oled need andurid sinna paika pannud ja näed reaalse pildi selle sama poole pealt. Ja kui anduri peale nüüd klõpsad, siis... Anduri peale klõpsan, et mis mul selja taga on tore asi, on praegu kohe on üks lambikene siin meil põlemas. Klõps, lamp kustu ja hetke pärast uuesti lamp tööle, et ja 64 vatti tarbib. Hoobilt kokku hoid, et 60-vattine pirm peaks sees olema, et reaalne number on ikkagi õige. Kõrval on siin üks lauaarvuti laadimas, näitab 11 vatti, ukse juures toas temperatuur 22 kraadi, seina peal on tsipa kõrgemal siin, ei ole ukse juures ka temperatuur pea 23 kraadi, liikumisanduri juures ja liikumisandur annab ka infot, et toas on hämar. Et siin me oleme nagu valgustuse käes, aga ta on natukest nurga taga ja siin on hämar. Ja kuidas see reeglite pool nüüd siis välja näeks? Ütleme, et ma tahangi teha reegli, et kui toas oleks hämar, siis juhtub midagi, pannakse tuli põlema. Reeglite poole pealt on see, et lisame uue reegli. Anname reeglile mingi nime. Pime tuba näiteks. Nutipistik, mis ta peab tegema, lülitab ennast sisse. Just. Ja mis tingimusel, kui on valgustugevus siis. Ehk siit ma saan valida aja, kas kella pealt midagi, liikumise peale, häire peale, temperatuuri peale, valgustugevuse peale. Kui näiteks valgest muutub hämaraks, siis nutipistik lülitab sisse ennast. Ennem sa küsisid ka ajaloo kohta, ehk ajaloo kohta annab ta siis tegelikult, annab temperatuuri ajaloo, annab elektri ehk elektrienergia tarbimise ajaloo ja annab ka sündmust ajaloo. Et sündmust ajalugu saab pikemalt vaadata, saad vaadata tänast hetkeseisu, eilset päeva, nädalat, kuud, aastat. Kas võrrelda ka saad? Võrrelda saan erinevaid ma mõtlen erinevaid perioode. See veel ei ole võimalik, aga see on igal arenduses kindlalt praegu sisse kirjutatud. Ja samamoodi saad sa vaadata oma temperatuure, ehk siin graafiku peal on nii ja vaadata, kui see kevadine päike hakkab vastu välisust, siis temperatuur tõuseb ka ukse taga kohe momentaalselt. Ja täpselt samamoodi ülevaate saad sa ka oma elektrist, ma näitan lihtsalt elektri poole alt, et saad rahalise vaate ja saad ka oma öise päevase tarbimise, et milline, kuhu see raha läheb. Ja kaameratega saab siis ka teha mida? Saab pilti vaadata laivis? Laivis pilti vaadata ja tegelikult toimib ka laivi poole pealt või selles mõttes reeglina, et kui näiteks mul oli ukseandur annab, keegi tuli uksest sisse, siis ma saan automaatselt, kaamera hakkab selle peale salvestama. Ja lausa salvestama, see tähendab seda, et kui ma näiteks login oma siia keskkonda sisse, siis mul on võimalik vaadata kaamera salvestusi. Just. Mitte ma ei pea istuma kogu aeg siin üks silm. Ma saan laivis vaadata nii, nagu ta hetkel me praegu on. Lehvita, sa oled kaameras. Ja teistpidi, kui nüüd oleks midagi juhtunud, siis need salvestused on kenasti ilusti olemas sul ajaloos. Aga nüüd muidugi ei saa ka jätta ju tõesti küsimata ja mõtlemata selle peale, et me siin praegu ikkagi vaatame pistikuid, eks ole, et kui sul on nüüd tulelülitid või mingid sellised asjad, kus kaabel läheb seina seest ja lülit on seina peal, siis seda võimalust kohe... Tänasel päeval hetkel neid seadmeid meil ei ole pakkuda siin laua peal, aga nad on tegelikult meil plaanis tulevikus olemas ja ütleme see sama suur standard SIG-B,
millest me küll täna ei räägi, aga kes natuke seda uurida võib ju guugeldada, siis seal standardis on olemas ka tegelikult need seadmed, mis sa saad panna lakke lambi alla, pistikupessa juba alla, taha või ka lüliti alla, mis on juba siis seinapisse. Aga see tähendab, et need jõuavad siis mingil hetkel ka Elionile et see ei ole nagu valmis toode, et nüüd need ongi ainult need seadmed kõik ja rohkem ei arenda. Et see on pidevalt edasi arenev asi. Täna on nad saadaval hetkel meil Eestis, aga samamoodi, kuna Elion on üks osa Telia Sonera suurest korporatsioonist, siis tegelikult need samad seadmed, see sama lahendus läheb ka turule nii Soome kui Rootsi turule. Soome Rootsi tarbijatele. Palju maksab? Selline küsimus ka peab ikkagi olema. Kuutasu on 10 eurot. Nii, ehk siis... Ja seadmed hindu ausalt, et ma peaks küll ei ütle. Aga kuutasu on siis lihtsalt selle eest, et mul on kodus see karp. See karp. Sul on see, et sul infot salvestatakse, sul on kaamerapildi salvestamine ja sa saad oma see infot kätte ja lugeda. Aga kas ma pean ka midagi ostma? Kui ma nüüd tahan seda lauatäit asju omale, mis mulle see maksma siis läheks? Niimoodi suurusjärguna, et kas ma hakkan maksma ainult 10 eurot, võtan kotiga kõik need asjad kaasa või ma peaks ikkagi siis midagi nagu välja ostma kohe? Ta on, ütleme, kuskil hinnajärk võiks umbes olla 300 eurot. Mis tuleks ikkagi esmaane? Ütleme, see on nüüd enam-vähem ja siin natuke rohkem kui üks seinapistik ja sellised asjad. Et need tuleks siis ikkagi osta või Elion pakub ilusti ka järelmaksu, et sa saad hajutada oma selle ühekordse investeeringu pikema perioodi peal. Kõige lihtsam variant külastada lähimat Elioni esindust kuskil kaubanduskeskuses või veel lihtsam laiskadele, kes ei viitsi arvutada, püsti tõusta, logida sisse kasutajana Elioni iseteenindusse, sõlmida seal leping ja tellida endale need seadmed, mis sobivad on. Mis huvitavad, jah. Igal juhul tuleb võtta see, eks ole. Ja midagi juurde, sest üksi see näitab ainult kella ja õue temperatuuri ja õhuniiskust. Juba asi seegi, ütleme. Ja saab ka proovida siis mõnda aega? Kuu aega saab proovida ja kui hakkas meeldima ja on sobiv, siis on kuutasu alates 10 eurost kuus. Väga lihtne. Et tuleb ise järgi proovida. Ja me oleme siin heietanud ja näidanud kauneid pilte, aga kindlalt järgi proovida ja visata oma tehnofriigi pilt peale, siis palun koduseks harjutamiseks kuu aega. Et selline jõuluvana siis saabus. Aga tegelikult see ei olegi siis ju midagi erakordset. Ma saan aru, et igaüks saab sellise paki, kui ta tuleb Elioni. Avaldab soovi ja tahab testida. Nii et kui tahate vaadata, mis teil koduloomad kodus teevad, siis minge võtke selline pakk.